magasita Peruus. Peaaegu terve kuu magasita Peruus. Kodu seal, kus mu kott on. Ütle, kus mu kott on. Poiss sõidab nagu nii persis kui võimalik. Ma mõtlen need, kes kurdavad Tallinna hommikutele, tulge siia sõitma. Nii ta on, jah. Peaks kaameras midagi rääkima ka praegu, et täna ei ole midagi sellist. No tere jälle, pole ammu näinud. Mina ja Sander oleme praegu üldse Peruus ja oleme siin reisil siis tänu Coolbetile. Ega me ei teagi, mis siin toimuma hakkab. Tegelikult me lihtsalt teame, et me käime Machu Picchus, aga me rohkem ei teagi. Ja ma ei tea, minul on vähemalt see, et esimest korda, et ma ei ole mitte midagi uurinud Peru kohta ise. Väga äge reis tegelikult Coolbet pakkus, kutsus Ranno ütles, näe, veesab tulla, võttis minu kaasa. Ja tegelikult võib-olla kui te vaatate seda videot praegu, ta võib-olla selline veidi teistsugusem, kui me oleme varem teinud. Me oleme kahekesi, me filmime arvatavasti 11, aga meil on selline reisi vlogilik. Selline kuidagi nagu, et võtad semu reisile kaasa. Mul on see kaamera Lumix G7, see on DJI Osmo Pocket, millega siis vast teeme katet pigem, aga jah. Jah, et selline, ma ei tea, kogemusreis või selline hästi rahulik, et ta ei ole nagu reisisaade, et nüüd me oleme sinna kindlasti, vaid me oleme kusjuures, või me oleme kuidagi nagu tänu Coolbetile siis ägedale reisile. Meil on üks äge sel Coolbetis kaasas, kes on kõik ära kunnid. Ütles, et ärge teie muretsege. No ei muretsenudki ja 12 tundi lendasime siis Amsterdamist Peruusse. Lend oli nagu lend ikka. Lend oli siuke põnev jah, et me mõlemad mitte keegi vetsus ei käinud. Ma ei tea, kas on uhke asi. Mõtle, kused Eestis ja siis natukene hiljem kused järgmisena Peruus. Ja, aga oot, esimest korda üldse Lõuna-Ameerikas minna. Sa ka vist ikka? Ja, ikka, ja. Ja nüüd maandusime Lima lennujaama, võeti takso, meil Uber täpsemalt ja Ranno hakkas filmima siis katet nii-öelda või esimesi emotsioone. Ja taksojuht ütles, no filmigi. Ta ütles gangsterid nagu Mehhiko, mingi Mehhiko kartell nagu oli midagi sellist. Aga tegelikult vaatepilt oligi selline, et lennujaama ümber tunduski nagu slumm. Väga slumm oli. Sellised ülalt vastu tundus savimajad, all nägid, et ongi väiksed majad. Mulle meenutas sellist, ma ei tea, kes on hästi Prison Breaki, mingi 3. hooaeg, kui ta ongi nagu soona vangla. Ei nagu päriselt. Täpselt selline maja, kuivatati riideid katuste peal, kas olid müürid ees või aiad ees, metallaiad. Ja siis sõitsin alguses, et kurat, Peru ongi selline. Ma ei algus küll nagu et kõhe on olla. Et kas Coolbet tõi meid slummi, aga see oli päris haige. Noh, liiklus oli hullem kui seal Lõuna-Itaalias. Aga see oligi naljakas, et seal ei olnud üldse reeglid, aga kui jõudsid seal kesklinna, siis reeglid hakkasid kehtima järsku. Nii et põhimõtteliselt 45 minutit, mis sõitsime rohkem tunnikaks. Jah, tipptund muidugi, aga nägime siis ookeani neid suuri laine, põhimõtteliselt laine. Et see tipptunni, lihtsalt see liiks oli küll minu jaoks oli ka nagu pärit ulme, sest kõige hullem vaatamine, mis oli, ma nägin, et linnaliini buss läks kõnniteele 2 rattaga, et minna 2 autost mööda. Kuidagi ajuvaba tundub eestlasena mõeldes. Et sa sõidad linnaliini bussist Tartus, lähed mingi obujaam, astub maha minna vettuma vahepeal tõmbab nagu lihtsalt kõnniteele. Aga nagu Ranno mainis, jõudsid ookeani äärde ära, lained, jõhker äge vaatepilt. Ja see tuul ka. See mõnus meretuul. Ja nüüd oleme siin ikka väga hukkes hotellis. Väidetavalt teine kõige kallim hotell, tulime sisse, väga uhke, siuke Hiltoni vibe isegi. Korda 5. Võib öelda, et uhkem isegi, anti tervitusjoogid isegi. Jah, tervitusjoog, see anti kuum kätte retti. Siis veel kaart, et saad veel ühe tasuta joogi veel. Tasuta joog, siis siin töötajad vedasid sul pagasjärag oli pagas. Kõik on ülimalt sõbralikud, nagu nii, nagu next level, nagu et ei aita tagasi. Ja nagu näha meil siin 2 suurt voodit, king size. Saun on, üleval on bassein, restoran. Jah, väga korralik on. Aga suurt väsimus on nagu. Jah. Väsimus on, aga me läheme veel võtame süüa midagi ja siis saame esimese õhtu Limas ära veedetud. Jah, ega ei teagi, mis järgmine kaader on. Jah, mina ootan Machu Picchut. Lehvita korra siia siis.
Noh, esimene hommik Liimas. Jah, mõtlesime võtaks midagi kuskilt süüa, aga küll üksteist avanevad siin kohad tegelikult. Jah, ma arvan, et me midagi leiame, aga tahtsin lihtsalt kohaliku burgeri kohta kohe proovida põhimõtteliselt. Jah, noh näidata. Jah, näidata. Ega hommikuks väga ei taha burgerit. Aga miks on veel Peruu tuntud on tegelikult kartulite poolest. Hea meelegi isegi, kui leiaks mingi kartuli koha. Ma ei tea, friikartulit teevad või mingi ägedal viisil. No ei, tegelikult isegi õhtul võtsime midagi juba. Ja, aga toi on midagi nii erist. Aga ühesõnaga eile nägime nagu pimedas seda Liimat või noh, me oleme siin nagu ikkagi turistipiirkonnas, kõige turistipiirkond üldse, mis saab olla. Mis sul kodus nüüd ütlesid, et võtta UV, ei võtta SPF 50 kaasa? Et UV tuleb 8. Aga nüüd ma näitan teile vaadet korra, noh. Me oleme päris ilusa vaatega ikkagi, ookean on ju kõik siin meie ees valla, noh. Päris võimas. Ju ilm on ise soe või? Ma ei tea, särgi ja pükstega olen. Jah, 20 kraadi, siuke niiskem, ei ole hullu, aga mõnus. Päris mõnus lainete kohin. Jaa, siiani kaasa. Tulime siia Lucio kafeesse, siis anti meile siin muidugi hispaania keeles, võiks tegelikult osata natukene, aga anti meile QR-koodiga siis ingliskeelne menüü, aga ma vaatan, et hinnad on tegelikult normaalsed. Omlett on 15 solli seal siis umbes, noh, 4-5 eurot. Jah, põhimõtteliselt ma saan aru, et 4 solli on 1 euro enam. Jah, aga see on niikuinii turistikoht ka veel, et hullu ei ole. Aga siin on igasugused, Vot, kutsub täiega. Kuule, see on päris hea hommikuks selline amps. Jaa, see grillitud võileivad ja me nägime väljas, et olid siuksed kartuli, noh, eined ka siis. Mis mulle meeldib on kohe see, et kuidagi, ma ei tea, Lõuna-Ameerika selline külalislahkus või, kuidagi nii sõbralikud on teinid, et kohe, et mis tahate, mis case on, et ei väga vahva, tellib midagi. Thank you, gracias. No nii, söök oli väga-väga värske, väga korralik oli see mojito ka ilma alkoholita. Ilma alkoholita. Oli ka, no ma pole sellist münti ammu tundnud. Jaa, nagu, tõmbas nagu läbi keha nagu. Jaa, tõmbas suu niimoodi nagu maitse meile. Elektrit. Jaa, väga mõnus. Aga kokku läks meil 2 peale 19 eurot. 19 eurot, see kauss oli nagu korralik sul. Mul oli ka väga värske nagu selline võileid. Ma arvan, see jook maksiski rohkem lihtsalt, aga noh, see oli hea värskendav algus. Väga hea. Et natuke etsime tippi ka, aga lihtsalt ütlen, see kuidagi Lõuna-Ameerika neid teenindajad, nad on kuidagi sõbralikud, naeratavad, itsitavad, teevad enda töö ära. Kõik on sõbralikumad kui Eesti teenindajad, niikuinii. Liigume edasi. Rooftop, baar ja pool. Mõtlesime, et natukene puhkame, tulime siia 28. korrusele siis ja mõtlesime, et okei, võtame tervitusjoogid ära. Ta valida ei saanud, aga ta soovitas seda, siis ma ei tea, mis see mingi whisky sour. Whisky sour vist jah. Aga nagu lõhnates on täielik, nagu piiritus tuleb ära juba. Alkoholiga siin tagasi hoita, mul on tunne. Jah. Aga muidu ma ütlen, kõik läks siuke värvilisem ja rohelisem. Kõik see hall udu ja need pilved söövad ära kõik selle vaate praegu. Ilus on küll, aga see oleks... Kui päike paistaks, siis oleks 10 nagu... korda ilus on, jah. Ja praegu on veits nalj. Praegu on siuke, noh, Inglismaa sügis, ma ei tea. Kogemata ajasin kokteiliklaasi ümber, ma olin nii õnnelik lihtsalt. Nii õrn on. Ja nii õrn tahtsin öelda, see kuks nii vähe. Kas keegi inimesed vaatas siia ka või vaatad väga? Ei, keegi kuulnud seda. Viska basseini, siis suva, viska basseini. Jaa. Nii, esimene Peruu siselend elus tehtud, tund 20, aga nalja on selles, et Liimas Cuscosse, maadud Cuscos, mõtled, et kõrv on natuke nagu vilised või kinni ja me oleme 3000 meetri kõrgusel. 3400 meetrit, see linn. Ole nii kõrgel praegu üldse on. Ja lennujaamast ostsime. Kokaiini komme. Kõndimine võtab natukene läbi. Ostsime Coca Lutsu komme, noh. Koka on siis need lehdest. Ma arvan, et meie see rääkimine läheb ka praegu nüüd. Afriku puudus. Meie see rääkimine läheb siin loiuks praegu. Aga lähme vaatame ringi, mis siin Cusco pakub meile.
Päris hullum, paanikook tuleb vahepeal. Kui ei saa hingata, hapnik ei tule peale. Lennukiga vaata maandusid, sa ei sõitnud autoga või mingi bussiga, sa tulid kohe. Põmm, nüüd oled kuradi 2500 kõrgemalt enne kogu lugune. Kuidas kommenteerite, poiss? Päris huvitav on, et tuled siin Kusko lennamas maha. Nagu Liimas on üldse väga niimoodi, väga vaikselt veel keegi, aga siin on kohe. Exit ees oli esimene taksod, kes ütles taksi. Ja mehed karjuvad lihtsalt taksi. Ja nendel on sildid väljas. Aga nüüd on nagu enda autode nagu taga, et ei kuulete. Ja lihtsalt nagu NPC pandud iga 10 sekund tagant liin, mida pead ütlema. Taksi, senju. Taksi. Uues linnas, uus melu ja mulle meeldis see taksosõit. Kas see on mingi baar või? Te arvate, et siin käib ka Prideman. Mina ikkagi olen haritud mees, kultuurne mees, rannalas ka, et siin käib mingi Prideman. Ei öelnud. Ei ütlen ranna, valetan, pajan talle sõnud. Mina mängin Age of Empires 3 ikka, kus inkadel oligi selline värd. Sorry. Tead, meil oli siuke asi, et oli võetud ühe suure voodiga ruum. Aga siis olin mina, et kuule, Sander, täna ma ei viitsi niimoodi sinuga magama. Läksin lefti juurde selle tubli seniori juurde, ütlesin, et we have one bed, but I would like 2 beds. He said, we have one room, are you okay with it? Arvasime, et ruum tuleb rotim, aga sama hea, võib-olla isegi parem. Nüüd lähme lihtsalt chillime, vaatame linna, võtame süüa. Mul on kõht tühi. Ma maksan, ma teen välja. Tema teeb välja, poiss on kuidagi rikkamaks saanud. Aga vaata seda hotelli ikkagi, siis foajee, ma pole sellist foajee näinud. See on super ilus üleval katus. Lähme Kusko linna peale, let's go. Noh, värske tilgud seljas. Värske tripp seljas. Okei, ühesõnaga selline äge koht, nimi lausa tupak pärast. Pizza ja pasta koht. Aga mis on siin kõige põhilisem asi, mida ma tahan proovida, on kohe Coca Leaf Tea. Coca lehtedest tehtud tee. Sa ei tohi seda ju juua. Ära ajana. Ja 4 solli ainult, eks euro maksab see. Ja minu arust üks mõnusamaid kohti sellest tupak pärast juures on see, et me oleme otsa ahju kõrval, pizza ahju kõrval, jumal mõnus soe. Ja hästi ubane. Pizzad olid kuskil mingi 25 solli, pasta oli ka 25 solli. Päris head hinnad ütleks. 40 solli on siis nagu 10 eurot põhimõtteliselt. Jah, joogid olid odavad. Koka ise, tavaliselt. Mis siin oli? 4 solli? Euro. Mis see Eestis on korda 4 korda? Ja just nagu et söögikoha siin odab. Väga vähe joogist. Jah, aga väga mõnus kohake meil siin kohe näed, vaata, et tehakse pizzat ka kõrval, nii et paneb minna. Katuks küll vaja. Ja. Vaata seda hapniku taset. Kui ta oli mõned sammud teha linna peal siin? Väga hull. Mis siis Machu Picchu juhtub? Ta on ju madalam. Machu Picchu madalamal kui see linn, jah. See on päris naljaks. Ende jaoks oli see teema nagu achievement. Unsuccessful measurement. Ei saa hapniku tasemed kätte. Peame rahulikult olema, mida ei räägi. Puhka. Kunagi oli hea teha sellist koguses. Äkki see mingi old schoolide klass. Ei, ma mõtlengi, äkki siin on originaalretsept Coca lehega. Ütle, kui ta mekib. Kul. See on Coca lehega poisid. Mina ootan teed. Coca teed. Esimese mul ei tule enam eestikeelset sõna. Esimese lonksuga tõmbasin ühe Coca liivi omale suuga. Coca lehe? Jaa.
see on ikka täis topitud seda, et ikka päriselt tuleks ka seda siia. Mulle ka lõhn on päris huvitav. Mida see meenutab nagu mingi... Ma ei tea. Ausalt öeldes ma ei ole mitte kunagi sihukest asja lõhnanud, nagu see ei viska mulle praegu midagi. Kuum vesi, aga natuke kummel, ma ei kujuta ette. Nagu Ranno ütles päris hästi mulle, et ta ei ole sellist lõhna varem tundnud. Ja tõesti nagu, ma ei tea, ma ütleks nagu selline looduslik lõhn, selline rohelisus, ma ei kujuta ette. Aga no proovime esimese lonksu, kuidas see on. Muidugi öeldakse, et seda on vist nii kasulik siin juua selle kõrguse pärast ka, eriti kui me läheme Machu Picchusse matkama. Ka rääkis, kus on vana. Oota, minu jutu peale toodi mango maht mulle. Palju see maksis? 2 eurot vist. 2,50 mango maht, värskelt pressitud. Hinna mõttes. Mees on värskelt pressitud mango maht. Ja ma tahan nüüd orange'id ka. Seda ta pressiski sealt. Oota, mulle jutt pole, vabandust, ma olen juba siin HDI. Nii. Selline roheline tee natuke. Proovime seda kukalehte ka siis ega ilma asjata. Ma loodan, seda võib nagu suu panna. See ei ole väga... Nägida võib. Ja, teeb midagi vaja. Mees see teeb tuimaks suu. Väga hea poiss. Ei tegelikult maitsetu suht nagu ikkagi. Rohelus. Ma võib-olla kujutsen ette midagi. Aga täitsa hea tee. Sellise ilmaga siin nii mõnus lasta. Õnneks ei maitse nii kahlas, kui see lõhn. Soovitan täitsa ja ma arvan, homme on parem olla. Loodan, et tõesti tohutud parem. Väga mõnus kohake. Väga mõnus kohake. Ja ta, nagu saaks ütlema, liimaga võrreldes nagu sa tunned, et siin on õige Peru. Siin on nagu õige Peru. Jaa, siin on olla. Pitsa ka veel tulemas. Nii värske mango. Perfektne kogu. Liige liian. Rääkis. Ja tisul pitsa on kohal. No, pitsa nagu pitsa ikka, aga mis oli kõige toredam. Südames tehtud, soojalt tehtud, sest pizzameister on ju meie kõrval. Ja küll me jõuame veel kõike siin süüa ja proovida. Kokalehtedega tee oli väga hea. Värske mango maht väga hea. Mis sa arvad, piisab sellest või? Ma olen ostan veel süüa midagi. Jah, erinevaid asju. Väga mõnus oli. Teenindus suurepärane, tundsid ennast koduselt. On võimalik Peruus. Väikses mägilinnas tunda ennast koduselt. Väga mõnus. Tegelikult võiks magama ära minna hommikul vara äratus, sellepärast et Machu Picchu ootab. Nad ei läinud magama. Poisid, see video on nüüd restricted. See on valusalt restricted. Ma tean, et kama on praegu põnev. Mida ma näen praegu? What the fuck? Pane jalad käima, pane jalad käima, pane jalad käima. Hei, 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 hei. Hei. Ega aplik on siin vähe, ma ei tea, aplik on vähe, aplik otsa ei saa või? Ma unustasin, et me oleme päris kõrgel. No, tule siia poole. No kui ta oli? No mis elus on? Pidime siin kokku saama postmaniga. Vaatame väljakul on mingi Bunny Furry siin tantsimas.
ma unustasin selle tantsuga, et me oleme 3400 meetrit kõrgusel ka veel. Oi, vaat see on experience. Täiesti uskub. Kuule, aga sai täitsa ruttu, sai sammu selgeks. Ei läinudki kaua aega. Kuidas tundus kõrvast? Ei, kõrvalt jumal lahe, kõik elasid kaasa, vaata, turiste on päris palju, kohalikud tegid pilte, filmisid. Aga mõtle, kas see on nüüd see Peruu, mida me tulime avastama? See on see Peruu. Tuled siia Machu Picchu lähedale ja vaata, kui õnnelikult kõik on. Turistid, kohalikud, kõik mõned, no kõik naudivad. Vot, selline on üks õige Peruu. Kas see on äkki mingi maskott neil? Arvatavasti küll, täielik pidu käib. Päris huvitavalt oli riides muidugi. Aga milline show käib, no? Laulupidu, tantsupidu. Siin samas. Lahe, väga lahe. 5 hours later. No mis seis on? Mis seis on või? Kell on 5:45, 5 minutit pärast käin Machu Picchule. Väga magada ei saa, siin on ikka kõrgustik, ma ütleks, oled kõrgel. Ja teed paar liigutust, ega ma pole parimas vormis, aga ranna on suht heas vormis, aga võta põhmale või nagu hingatus. Ma kõkitan, et võta kotist asja. Mul juba hakkab süda, mul hakkab paha. Aga no me oleme 4-5 tundi maganud, mis ei ole väga palju. Ja me sõime ka mingi 5 tundi tagasi. Veits liiga palju sõime. Liiga palju, noh, põhjustega. Ja see on ikka jõhker, sa ei saa magada ka. Ja Sander muidugi norskas ka mingi aeg. Hapniku puus on. Isegi hapniku puudusega norskas. Aga jah, kohe liigume ja vist lähme rongile isegi. Noh, rapuka. Rapub, jah. Nad võiks investeerida teedes ja see on vist vanalik ka. Buss on ka päris hea, siin ruumi natuke on vist. Buss on normaalne, siuke Eesti maakohtade mikrobuss. Meenutab küll, jah. Aga juht on mõnus, mulle meeldib konkreetne. Töötab. Tere hommikust, amiigad ja lähme nüüd. Amiigad? Sa püüaks lihtsalt. No ranna, on hea olla. Sust kohutav. Ei ole kõik sunshine and rainbows. Ma ei tea, praegu vist sõidame bussiga 1,5 tundi, natuke rohkem tund 40 rongijaama, et siis rongiga Machu Picchu juurde jõuda. Aga ma saan aru, et see kõrgus ikka murrab mehe ära, Eesti mehe. Või mis? Need teed on kohutavad. Ma ei tea, mida te siin riigis teete. Pange see raha kuhugi, ma ei tea. Vaene riik ikkagi lõpuks. Teile Cusco mulle väga meeldis, aga näe, nüüd kui sa tuled Cuscost välja, siis ikkagi näed ikka väga vaesed piirkonda. Prügimaas, koerad saavad prügi inimesed. Tohiks nagu halvasti öelda, aga nagu rotiauk lihtsalt. Reaalne rotiauk. Tohiks halvasti öelda, ei kahju muidugi inimestest, aga see on reaalsus, mida praegu oma silmaga näeb. Vaene riik. Muidugi, see tee on päris karm. Aga mulle muidu see Cusco on täiega rohkem meeldinud. Aga tõesti ümber ringi, kui üles läksid, väga palju prügi, tohutult prügi. Vana, kus sõidame praegu jälle. Olen teel sinna Peruusse ja näeme Machu Picchusse praegu ja tead, mul oli üks sõber ka kaasas. Tere! No tšau! Kuhu me lähme? Lähme Machu Picchusse. Peruu X23! See mees on nii suremas. See mees mu kõrval nii suremas. Ma ei oleks tohtinud seda hommik, nagu ma võtsin fruiti lihtsalt. Ei jumal, jaa, et liiga vähe sõid mees, kui ma oleks muna söönud, ma oleks ketti mandsin bussi peal. Mina sõin ühe. Ei, muna ma ei oleks julgenud süüa. Mul on natuke on jah, nagu tahaks.
mina sõin seda Coca Leaf Tea'd veel, jõin ka 2 lonksu. Ma panin Coca Leaf. Ma ei taha mitte ühtegi maitsega. No mis see Basecamp oli? See meil ei lae. Okei. Hommik algas 5:30, hommikusöök. Kohe siis öeldi, et meil on buss kohal, et Machu Picchu juurde hakkad sõitma. Poolist tundi sõitu ja millised teed, milline vaade seal Cusco linnast, täiesti teistsugune. Ja väga külm on praegu. Päris hea on jah, päris hea. Ma mõtlesin lühkadaga tulla Machu Picchus. See oli nagu eile õhtul kõndisin lühkadaga 6 kraadi. Kuulbeti pusa ja teesärk on ka all. No normaalne. Aga ega tõesti, ega nägi vaene piirkond välja see Cusco üleval. Prügi, koerad sõid, prügi, inimesed. Inimesed sõid ka prügi. Sõid ja põhimõtteliselt ja ega see teed olid ikka väga hullud, need teed. Ma ei, nagu on raske teha normaalse tee, siin on ju kõik kivine. See ei lähe lihtsalt pekki ka. Aga ma ütlen ühte küll, et meil bussiga vedas minust Jumal Norman oskab sõita ja teeb kiirelt ära. Öösel ka veel tagasi. Öösel tagasi, võt see on alles seiklus. Õnnekus. Let's go! Kutsu valvab, vaata kus ootab. Järgmised kliendid Machu Picchule. No Rexi poiss. Rex. Segade. Vaata kus valvab, äge. Ja meie ustav ratsu oli see. Keegi on joonud, vaata, kõik klaasid on udused. Kes see jõi siin salaja? Mul tule enam sõnu, ma ei saa. See mees on suremas, see on teises dimensioonis. Ta on koju. Machu Picchu Inca Trek. Kuule, kas tuju ei tee heaks see, et päike on väljas? Nagu natukene. Mina üritan ikka positiivseks jääda praegu. Aga ei, on pask olla, ma ei hakka valetama. Saab rahulikult liikuma. See sõit lihtsalt tegi nii palju hullema. Tead, mis kõige hullema, mis mina tegin? Ma hakkasin peaga liiga palju ringi käima. Ei tohi üldse nagu, sa ei tohi peaga üldse lollitada nagu. Vaata nüüd järsku kiiret selja taha, ära vaata. Ja. No, seiklus alles algab, ma ütlen, aga ma loodan, et üleval on sama ilus ilm. Et Machu Picchut oleks päriselt näha, mitte ei oleks nii pilvi. Ega rohkem siia ei satu ka. Siia enam elus ei satu kindlasti rohkem. Et selles suhtes loodame, et saab ilusa vaate kätte. Ja soovitati tegelikult enne ülesminekut süüa ka midagi sealt alt osta. Ja üleval öeldi, et ärge oske või ärge sööge seal üleval. Et vaata. Para la pampa se me sido una poca de gracia. Noh, nüüd on vaja rada muuta, jah? Sellele, kes tuleb teiselt poolt tagasi. Kuule, väga mõnus värk. Tuled rongi peale, antakse siin küpsiseid
teed pakuti ja kõige tähtsam asi ka kindlasti kokakändi, koka lehtedest tehtud komm öeldakse, et see peaks aitama kõrguse vastu, võib-olla veidi paremini tunda. Aga selles hinna sees siis väga mõnus teenindus, mulle väga meeldib. Super luks. Eile sõime alpaka-liha ka. Mis ta oli? Ta oli väga sarnane. Tüüp, mõnul oli nagu sealiha grilli peal, sorry küll. Nagu teeksid Eestis saslökki. Ausalt oli. Pane marinaas otsa ja ongi Eesti sealiha. See ei olnud mitte midagi normaalne. Ranno kandis alpaka pusa ja siis sõi alpaka liha samal ajal. No nagu seal põhjapoolusel. Põhjapõdraga. Jah, sõime põhjapõtra, siis läksime selle peale. Kelgu peale, kus põhjapõder vedab. Nii, oleme siis praegu siin Machu Picchu külas. Mis küla? Me bussi, küla nimi on Machu Picchu küla. Ja ma ootan bussi. Oleme bussi peal, mis viid meid Machu Picchusse, pidi oota mingi 40 minutit, päris korralik järjekord oli. Passisime ära, aga busse tuli järsku mitmeid. Nüüd sõidame, ma ei tea, sa vaatasid Google Mapsist, see Sinkadi-Vonkadi tee. Sinkadi-Vonkadi, jah. See on ikka korralikult, lähme üles poole. Kuule, ma vaatasin praegu mapi pealt, mul on vist näinud ühe kurvi ära. Mitu kurvi siin veel tuleb. Oota, ma saan äkki isegi näidata. Äkki isegi võtab ilusti. No ma arvan, et oota, ops, näete neid kurve? Mingi 9 või 10. Normaalne. Sille paega. Sille paega, jah. Päris palju busse võis ka siis. Praegu läks vist korraga mingi 7 bussi või? Jaa, aga neid tuleb veel alla ka. Kuidas nad üksteist mööda üldse mahuvad? Siin on oskused, võt see võiks juhtuda oskus. Ühe lükkad kuristikku. Jah, aga ma arvan, et ega siin palju pole jäänud ja näeme Machu Picchu. Tere, kas teil giidi oleks vaja? Mina olengi. Machu Picchu järjekorras. Tead, mis esimene vaade oli, kui ma jõudsin siia ülesse? Hotell oli rajatud siia samma. No võt sulle nalja. Maailm ime kõrval hotell. Elad aasta ringi Machu Picchus. Mis su aadress on? Tellid Omniva posti siia ülesse. Palju õnne. Nii, esimeste hoonete juures siin Machu Picchus sahvrihoonet. Sahvrid olid siis hoiti toiduvarusi. Aknad olid ilusti siin lahti, et tulgiks läbi ja säiliks kaua. Giid rääkis, et ma ei tea, 20 aastat vana kartul oli siin sees ja siiamaani sööb seda. Ja see on võimalik. Loodan, et Mika vaateid ka. Waiting, let's say, the construction inside, and you can according to chronicles, they say 3 days walking from Vilcabamba, there is a sector, there is a place known as Patayacta, which was the retreat of Pachacútec, the 9th ruler. You know Pachacútec? No. But for sure you heard at least the word Pacha everywhere. Pacha. Pacha means earth, but the deepest concept of Pacha is universe. So like this, you are sharing something. Yeah. Constantino, for example, this Roman emperor wanted to do the same thing. Ma tean, et siis on mitte midagi aru. To unify Rome. He drank like the coca tea in a hotel, then the anti-doping. Yeah. He didn't pass the test. Right. Well, for sure, it was in the social media. You find a lot of memes of it. It was like this. So, how Incas consider the coca was important? You have 3 coca leaves here, and you have 3 kills of potato.
piisavalt ainet välja, mis 0,1% päris kokaiinist ei ole olemas. Üks kuulus jalgpallur jõi kokateed ja antidoping võttis ta vahele. Päris 0 ei ole. Nii et lähme hakkame koka lehti närima. Ja me usume Andrus Veerpalu. Mina usun Andrus Veerpalu. Rahulikult rääkis. Päris head infot. Ajalootund nagu rääkis, kuidas see avastati ja kuidas siin otsiti ikka kulda. Ja siiamaani otsitakse kulda. Inkade kulda. Pole leitud, sest tapeti viimane siis inkade liider. Ilma, et oleks küsitud seda. Hispaania kunn oli kuri olnud, et kuidas te tapati viimase inkade kunni ära ilma, et te küsite, kus kuld on. Ja siis öeldigi, me leiame üles selle 3 päeva kuskilt blä. Aga siit oli juba ammu tegelikult kogu rahvastik välja kolinud, et inkad olid ammu selle maha jätnud, kõik ära võtnud. Aga ma nüüd mõtlen, et see oli 500 aastat tagasi. Mõtle mingi Rooma vanakriiga. Come on. See oli nagu, see üke hiljutine märk. Aga see džungel siin ümber. Aga naljakas oli see, et siis kui nad tulid siia, siis veel keegi isegi elas siin. See, kus hotell on. Ja siis 8-aastane tegi esimese giidi siis. Jah. Et see, kes siin 1900 aastal selle koha siis taas avastas. 1911 oli. Et naljaks, et siin mingi pere elas. Ja siis esimene ametlik giid oli tõesti. Aga muidu tõesti. Ega vapustavad vaated. Selline asi ehitada siia üles. See on nagu veits ajuvaba. Ma usun, et nad tegid seda väga hästi. Aga see oligi selline koht, mis siis hispaanlased ei leidnud. Et inkad siin 15. sajandil arvatakse, et ehitati see. Hispaanlased ei leidnud seda. Küll tapsid inkas üle Peruu, üle Lõuna-Ameerika. Seda kohta on üles leidnud. Küll aga väidetakse või arvatakse, et siis lõpuks ikkagi mingi katkuepideemia jõudis siia. Või siis millegi maavärina pärast või millegi muu looduskatastroofi pärast. Mis iganes pärast pidid nad ikkaksid lahkuma. Tervitused Machu Picchust, Pagasita Peruus. The procedures. When we have more than the 60% of the construction damaged, we prefer to keep it like this. Right? So what? To keep it original, of course. The big one. With a bed. This one. This is the bed? That's the bed. I'm standing on it, I'm sorry. Don't stand on my bed, right? It's my house, my room. And this is the one connected with the water fountains. This is the only house, so that's why scholars say that this was the house of the Sapaninka or the Inca king. But according to the chronicles, we don't have any documentation that the Inca lived in here, or at least we know that the Inca lived or where he was born, or in Cusco, the capital, making a. And the second thing is that it's not Cusco, it's Cusco, right? You have to go a place. Costco. Not Costco, like the shops in the United States. No. It's a Costco, I know. Where it is, not the Costco, right? Costco, that's why. Okay, why? Because the meaning of the word is the center or the navel of the world. At least of the Inca world. Okay? Noh, poiss, mahud läbi. Arigato. The solar energy. And that's why during the day it's being released. When you approach your hands, you can feel an aura of energy. Without touching, you can feel an aura of energy. Why? Because of the quartz. The quartz are the white... Suvealguse festival. Sumefestival, jaanipeod. Ma ei saa niimoodi. You can see this is well cast.
sound just bounces between the balls, the walls. So this is how they perform all the activities here. Eléctrica y hay un camino más largo. Machu Picchu seiklused hakkavad väikselt läbi saama. Machu Picchu, ajalugu on tohutult, teadmisi on veel rohkem, aga üks asi on kindel. Need inkad, kes siin elasid, olid targad inimesed ja ma arvan, et kui nad oleks senimaani elus, nad valitseksid maailma, uskuge mind või mitte. See tehnoloogiline mõtlemine, loogiline mõtlemine, mis nad siin tegid. Asjaolud on üllatavaks hakanud, alguses oli meil ikka soe päike ja nüüd vaikselt tibutab. Ega noh, siin on ikkagi perioodid, kui siin ikka sajab kogu aeg. Hakkamegi siin vaikselt kiirustama, nii kui juba lõppeb. Don't drink it because you need to boil it first. But I always put it in my face. I am 120 years old. Nii, selline see Machu Picchu tuur siin oli. Tegelikult üliäge koht, võib-olla lihtsalt väsin, ei viitsi kõike kuulata, ei viitsi avastada. Meie arust meil joppas, päike paistis ilusti peale. Suurepärast vaated, mis on säilinud, mis on alles. Ja mulle väga meeldis tegelikult need vaated sinna kaugustesse, eriti kui siin pilved võtsid võimsust, nagu näha. Need olid vihmapilved. Aga Machu Picchu tehtud. Üks tänapäeva maailm ime nähtud. Vot kui lahe. Liigume. Padukas. 2 hours later. Null kaebust. Aga nüüd 17.50 peaks tulema meie rong. Mis su vanus on siin lehe peal? Minu vanus on õige vanus. Sealt tuleb paga. He wants me to feel sad. You know that first. Machu Picchu tuur on tehtud. Kõik oli jumala super. Oligi lahe. Ja tundus, et saame ilusti rongi peale. Esiteks rong ilmselt tund aega, mõtlesin, mis see oli ikka. Nüüd jõudsime ilusti rongi peale ja öeldi, et lokomotiiv on katki, ehk see rong, kus me oleme peal, on katki. Nad ei tea, kuidas me hakkame liikuma ja nad ei tea, kas nad saavad üldse korda. Naljakas on see, et siia väikelinna ei vii mitte ükski tee. Jah, päris see ei saa taksot tellida, siia ei saa mingi bussiga. Et me enne mõtlesimegi, kuidas üldse need bussid siia toodud on. Ma arvan, et rongiga toodi kunagi reaalselt. Ja põhimõtteliselt, mis meil võimalus on? Siin ööbida, oodata ära uus rong või siis 3. Inca Trail. 4 päeva saab kõik uus koht. Ma mõtlesin, et võiks ööbida seal. Inca Trailil. Ei, seal. Machu Picchu Papuchis. Ja, et ühesõnaga vaadake, millised seiklused on. Ja tegelikult, mis see kell on praegu? 19.34 pidime ära sõitma 18.20. Tund 20 on juba hilinen see algus. Ja meil peaks buss ka veel minema. Ja meil jääb veel buss ka sealt. Keda enam ei eksisteeri. Ma ei tea, kas too bussi, ma arvan, et bussil on nii suva, ta magab kodust, on nagu kui ei tulnud õigel ajal ei tulnud. Sest mis hommikul meile toonitati mees, mis hommikul öeldi rongide kohta? Rongid ei hiline. Rongid ei hiline ja kõige tähtsam on kinni pidada rongi aegadest. Seda öeldi täna. Nii et vaadake, milline seiklus. Ümbrikus. Mis toimub? Jah, on järgmine hommik, me ei hakanud siia jõudes filmima, sest me olime täiesti läbi igas mõttes. Pime oli. Närvis, väsind. Aga kott pime oli ka nagu täiesti, mitte midagi meil välja näi. Aga Cusco linna hotellis oleme, Machu Picchu on tehtud siin mõned kaadrid ka selles. Põhimõtteliselt, mis lõpuks juhtus oli see, et
ma nüüd täpselt kellaajast ei tea, aga rongist hilines 2,5 tundi, kui ma eksin. 2,5 tundi. Ta hilines, siis me läksime rongi peale, seal me ootasime ka äkki 2 tundi vähem. 2 tundi vist. Mingi hiises rongis. Päris vastik oli see rong ja vaata sinna sõit, see oli hea. See oli nagu selline kallim rong. Ehk siis sinna läks võib-olla mingi 15 inimest, nüüd tagastudes oli täis. Aga point oli selles, et kõik tahtsid sealt linnast ära minna, vaata, et see ka sinna ei jäänud. Ja sellist tunnet minul pole elus olnud. Me olime päris lõksus. Ja sinna ei viinud mitte ühtegi autod, et sa saaks, ma ei tea, taksoga minna. Sa ei saa Machu Picchu linnast nagu ära ilma rongid põhimõtteliselt. Üks võimalus oli, Jet-Shipid ütles, kohalik takso 20 kilomeetrit, siis sa pead kõndima Inka radadel 15 kilomeetrit läbi metsa ja siis sa saad võtta takso, mis sõidab 6 tundi põhimõtteliselt ringiga. Kusko oli mingi lootus oli olemas, hotell jäi ka seal. Aga kõige hullem oligi pigem see, et rongi peale lasti, siis tuleb see töötaja ja küsib, et English or Spanish, ütleme English ja siis ütleb lokomotiiv is broken. We don't know fixed time, nad ei teadnud aega, nende polnud õrna ainult, kunas see korda saab. Jah. Muidugi meie rong hilines, terve see station oli täis inimesi. Väga hullult oli täis. Pooled ei saanud arugi, mis selle firma rongi peale peab üldse minema, ega meiegi saanud minagi peaaegu saatsin ühe perekonna valele rongile. Saatsidki korraks. Üks tore Puerto Rico perekond tegelikult hoolitses mees põhimõtteliselt, tüübid aitsid meid. Nad oskasid hispaania keelt ka, Buenos noches ja läks käima. Aga oligi, seal oli nagu Inka reil ja Peruuril oli õige, rongi peale said ära, nad andsid, nad ei saandud tasuta, nad andsid meid sinna minnes ka süüa ja teed ju, see oli kinna sees. Pakkusid küpsiste teed ja siis kõigepealt rong läks käima, kõik plaksutavad. 20 sekundit hiljem rong jääb seisma, tagurdab tagasi ja veel pool tundi. Aga siis rong läks käima ja järsku hakkas Peruu rahvust tantsima, mingi saatan või kuri tuli, oli siin maskiga vend tuli tantsima, ma ei tea. See oli nii lampus. Aga päris ränk transpordipäev oli. Jõudsime rongiga sinna kohale, see oli ka suht äge, see Kusko linna äär. Mis ta oli siin Kusko linna äär, ta on mingi, ma ei tea, kilo 23-40 kilomeetrit eemale. Jah, siis mõtlesingi, et me tegime 16 tundi transportit, olla 2 tundi ekskursioonil. See on see hind seal, lihtsalt ei jopanud. Jõhker lihtsalt. Logistikaga ei jopanud, aga seal tulid maha sealt rongid pealt, kõik oli räme, täiesti kott pimel ja siis kohe mingi kohalikud taksi, Kusko, taksi, kõik tule mingi taksi, takso. Aga see bussijuht ootas. Ja see bussijuht oli üks ägedamaid bänd üldse, tüüp naeratas ka seal. Mingi 5 tundi ootas. Ootas sildiga vihma sadas, tšau, kõik olid tagasi, suruti kätt tal, võeti bussi peale ja see Puerto Rico pere oli ka bussi peale, ütles, et see on õige, tulge peale. Ja väga mugav, sõitis väga kiiresti linna tagasi, ta teadis nagu mingit lõikekat ja ta isegi kiirutas mõnes kohas, mis mulle meeldis. Ta ei hoidnud tagasi, pigem sõida kohe. Ja kott pimedas saabusime siia, ega kõik magasid, põhjus bussi peal sitte karu ei saanud. Järsku mingi peatus, kõik kolmekesi püsti jooksema. Selle reed oli sa magades, see on täis lama politseinike või siis lihtsalt kohutavad teed. Ja, eks ta väsita päev oli, aga praegu vaatasin Machu Picchu pilte. Aga nüüd lihtsalt siselennule ja lähme tagasi Liimasse. Jah, Kuskoga kõik, aga mulle Kusko meeldib, mõtlen ausalt. See on nagu õige Peru. Nagu jätta see tuur ja asjad vahele. Ma mõtlen lihtsalt jätta see kõrvale, lihtsalt Kusko linn siin. Ega me ei jõudnud reaalselt tegelikult linna. Jaa, aga see kohalik toit juba, kus käisime tantsuplats seal Raega platsil tähendab. Mulle väga meeldis, siin on nagu päris Peru elu, et ma soovitan Liimast ära tulla kindlasti kellel aeg. Toit on olnud siin 100% ajast hea. Väga hea, siin hommiksud ka hotellis värsk. Ja odav. Liimast välja lähed, see on veel odav. Ja puuviljad hommikul, nii värske. Sa ei pea hinda vaata. Ma võtsin mango mahla lihtsalt järjest, ei pea hinda vaata, hästi ei pea hinda vaata. Et lähme nüüd siselennule nagu ütlesid, ega muud ei olegi, et kaua siin Kuskos olla, aga nagu sa ütlesid, hoiatus on see, et see on kõrge. Sa oled järsku 3 kilomeetri kõrgusel. Ega seda ei olnud väga rääkida, eil oli rannal ikka väga siit algusel. Jaa, see, mis ma olin 4 tundi maganud, ma ei suutnud magada ka rohkem. Siis hakkas juba minema, aga mul oli juba paha. Ja siis see tee lihtsalt siuke. Aga ma saan aru, et rongi peal või Machu Picchu saaks paremaks. Jaa, siis ta oli kilomeeter allpool. Kusko linna ikka päris kõrge, pead selle kõrvast saab rohtu osta, et ei ole hullu midagi tegema. Näeme Liimas. On järgmine päev ja meie lähme Liimas tuurile. Ja meil on kaasas tore giid. Nautige.
both right here in the corner, please. Follow me, okay? Guys. Ma nende kämmiga ka suvaline. Täidetud kartul, salat. Öeldi ära, kohe väga palju süüa võtta. Võtsin väikse ühe tüki. Mul väga maitseb. Ütlesin nagu, et tege Eestis ka, mis oli kartult. Mis asja? Teeme kartuliga. Ja viina ka teeme. Normaalne, mul tütar sööb kõik kartulid, vaata. Et kartulrahvas samamoodi, aga nad oskavad teha, vaata. Et ta ei jää nagu tavaliseks kartulit. Aha, okei. Mina panin natuke kasvõt. Aga tegelikult maitseb väga lahe niimoodi. Väga lahe. Päris hull. Teine Peruu. Mis teine? See õige Peruu. Jah, täpselt. Me olime ainult turistikas vist tuleb välja. Vaki teki sisse mähitud. Ei tohitse nagu lapsis üles. On hästi. Tulge söög. Kui siia meid maha visatakse hommikul, ma oleks nagu, no olgu, või kõva enne. Seal on meil seal kaardimaksed ja siin on kõik sulas. Siin on taskud tühjaks maksed. I recommend you to put some soy sauce, some oyster sauce if you want to. I already know you're not gonna put the hot sauce, but... Bro, I'm gonna drink the hot sauce. Yeah? Okay. Okay. You like dangerous? Yeah, oh yes. Tiit tõi meid Hiina linna, andis pelmeeni kätte. No esimene küsimus ikka, mis liha on? Ei on koer, meo. Keegi tegi ühe hea nalja. Ei, tegi hea nalja. Aga tegelikult sealiha konservi meenutamine lihtsalt ja pelmeen on nagu ümber pandud. Ei ole midagi erilist. Lihtsalt suur pelmeen. Aga hea kiiramps. Sööks veel, nagu midagi häda ei ole. Väga. You know this one, right? You call yuca. We don't know. For us, yuca, if you see, looks like the leg. So if a girl has beautiful legs, we say, oh, she has beautiful yucas. Why this? I know, it's strong and hard. Mis nimetus see nüüd oligi? No mingi kohalik lürr. What's the name of this? Lukuman. Lukumees andis meile Lukumani jooki, ta pani siia natukene kaneeliga peale, ega ma ei saanudki aru, mis sees on. Sulle vist meeldib see rohkem? Kuule terviseks jah, mulle täitsa meeldib, see on mahe. Ma ei tea, see on mahe mekk jääb lõppu. Minu maitses ei ole. Kõik ülejäänud on nagu normid olnud. Ega tal ei olegi minust väga hullu maitset. Ta jääb üsna maitsetuks, maitsestamata joogu. See on väga hea. See on see toidubanaan. This is what you like. Yeah, he saw and remembered that's how big mine is. Yeah. Mina, I want meat. It goes like that. This is cow heart on the barbecue. Oh, What exactly? cow heart. Are we good there? Yes. Yeah. Ready to try? All right, that's good. We are all ready. Una porcioncita, ¿ya? Bien friquita, ¿ya? Mul on teada tähtsne, et ma olen söönud perisiga, hobust, alpaakat, Alpaca burger, hiumaud ja
lehmasüda. lehmasüda. täiesti tavaline. ma ei tea, mul nagu vahet ei ole, see lehmasüda, peenis või ma ei tea. no järgmine ongi lehmamunad, nii et head isu. ma ei ole oodata. You like it? Hay moliente casera caliente, moliente caliente. Hey buddy. hommikul saadad siit sõnumi sisse ja siis ma... oo jaa! Pontsid, söörik ja te ütlesid, selle peab mee sisse panema. Sul juba tahtsid magusat teine? oo jaa! Söörik nagu söörik ikka, aga mesi on päris magus. Päris huvitav maitse on meil. Ei ole nagu Eesti mesi ju. jaa, nagu, mis see seal kõrval on? Ta ei ole nii suhklune mees, ta ei ole üldse nii suhklune. jaa. Päris hea. issand, siin lihtsalt karjuvad. elu käib see lihtsalt. Aga meiega täitsa sobib, muidu teeks väga kuivaks, What do you say? It's good, it's good. The honey is not so sweet that I thought. Perdón, 3? Mida? Tšurrad siis? Tšurro või? Siuksed tšurrad siis mina või? näin neid väikseid, ma näin jaa, nagu ikka Eestis. Nad jäävad seest väga tühjaks minule, mina võtsin neid väikseid. Veidi maitsetud neid seest, aga vaatame, kuidas siin on. Tšurra siis ja keskel on mingi kreem ja... karamell nagu. jah, aga ta ei ole nii karamell. no, täidisega saib, magus. Ei no on, ma ei ole kunagi väga suurt tšurrat näinud, aga täitsa... aga mulle meeldib see stiil. mina olen sööd neid, kus on nagu suht tühjaks, et seest või on väga väike siin nagu, et näha ja saaksid aru. Päris täiks olema. keegi mängib Blöödiga seda Michael Jacksonit ka. Siuke elu siis siin. Aeg on minna katakombidesse. Täpselt nii, see on märk, et ei tohi filmida. The Masravia. Yeah? This is the influence also. Moorish influence that we have in the dome. Though it's a copy. Do you remember I told you before we drop off the car that the immigrants came in 1940s and in the same year we had an earthquake? In that earthquake, the dome sadly fell. Guys, this is the only year I want you to remember. I don't care about any other years. Fuck the years. 1940s, though, it's a very important year because it is a year that creates a change in the city, in fact, in the country too, due to the migration and the earthquakes. So that's what happened in that year. Imagine all the earthquakes that we had in here, and it's still standing now. Yeah, so that's why they are. I told you on the bus, on the car by joke, but architects think this could be the safest place if there is an earthquake in the whole church or convent. You know, I don't know if it's true or not. I don't know if I want to be here, but 400 of years of proofs could be a good proof or not. Yeah, guys, what it's very interesting to me to share with you is that you can see here the architecture, the ingredients, the materials that they were using were very interesting. Yeah, like Jackson or plaster. They were using sand. They were using stones. They were using water, and they were using one more element that makes everything stick together. What do you think it was? Extra points. Coca leaves. They did coca to do that. But Volcano ash. What do you think? Volcano ash? You're close. They put one ingredient to make everything stick together. It's the catalyzer. Egg white. Egg white. What the hell? Egg white? It looks like it, yeah. Egg white. Yeah, that was what people used to use in those years to make the concrete. Huh? Different from nowadays. It's not the same concrete from nowadays. Okay? Just so you guys know. Now, where is the egg white coming from?
From eggs. Where is the eggs coming from? Which bird? Chicken. Why chicken? Because everywhere you... Easy to breed them. Farm No, from the birds from the islands. Remember I told you we became rich from the bird poop from the island? Millions of those birds having sex all year round. Lots of eggs everywhere. Lucky them. It's one-eye cormorant. Cormorant one-eye. Okay, you're gonna see that too. When the Spanish came here, they found here also like some different monuments. And there were two important monuments. One was the church or the temple of Inti Punku. Great timing, the temple. Inti Punku temple, the temple of the sun. And the palace of the indigenous government. The Spanish decided to build the Catholic temple on top of that temple. And his palace on top of that palace. That's why you see the stairs over there, and that's why you see the stairs on the Cathedral of Lima. Küsiti raha, On sul mingit sente? Ei ole. Ei ole üks sente, aga väikest. Annan 5 või 10. Teha pildi. No, it's quechua. He sings very well. Okay. Palermo, hermano? De San Domingo, América, Ricardo Palma. Anda, yo soy de Puerto Salaverry. Sí conozco, el Salaverry está en los nietos, la familia Nieto. ¿Conoces a los nietos? Mis patas tengo después de... Sí, multifacético. Ese secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Ese secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias. May I ask, like, in the town where you grew up, like, there are more people with Inca heritage? Like, No. We are Chimus. We're different. It's actually, I shouldn't say that, but you can say. The Chimus were conquered by the Incas. Okay. So it's actually the opposite. Okay. Against it, but no, I don't mind. Yeah. I love everybody. Interesting, it's just... I go to Cusco, I like the Inca girls. Hakkab vaikselt meie tuur siin lõppema. Oli tore, Giid oli väga tore mees, tegi isegi nalja minu üle natuke. No mis nali kõige tugevamalt vastu ego läks siis? See, et panin Telo siia, et nagu salaja filmidest ütled. Ma tegin ka seda, kui ma olin 5 aastal. Boom! Roasted! Aga täitsa ilus vana linni. Jah. Sporti tehakse. Nii. Joostaks niimoodi. Õigel kella ajal ka. All good? In the hood. Eli first. Luca Marie. Yes. Henry. Pat. Edward. King Isef. Yes. Raymond. Kadri. Rano. Sender. Minna! There you go. Jose Antonio. Matthew. Conrad. Fabian. Anthony Rodriguez. Andrew. Andrew Brandon. Ali Musin. Siaudin Khan. Peruus ei maksa hinnanguliselt ligi 70% inimestest oma makse. Põhjuseid on mitu. Suur varimajandus. Paljud inimesed töötavad mitteametlikult ega ole maksusüsteemis kirjas. Ebapiisav usaldus riigi vastu. Inimesed tunnevad, et maksud ei too neile otsest kasu, sest riigiteenused ei ole alati kvaliteetsed. Keeruline bürokraatia. Maksude tasumine ja deklareerimine on aeganõudev ja raskesti arusaadav. Madalad sissetulekud. Osa inimesi lihtsalt ei suuda maksta makse.
kuna elavad vaesuse piiril. You're leaving us on the boat? Ja Sander leidis omale uue sõbra. Tenemos el arco de los deseos aquí al frente nuestro. Läks küll praegu kivide peale, sinna kaare alla. Nende sõnnikukivid, jah? Linnusita saad. Linnusita, see veel ei ole isegi otseselt. Seal on vähe. Sí, 20 años de esperanza de vida. Homme lähme ujuma pingviinidega. Over the rocks, they are not crabs, no son cangrejos, they are sea spiders. Arañas de mar, no son cangrejos, son... Anida en este tiempo, en invierno, in season now, in the winter. And they have 2 chicks per year, tienen 2 crías cada año. Bueno, they eat animals on the beach. And here is possible diving, no? Very pretty. Les encanta las fotos. One picture, one soul, please. How many females you have? Okay, now next side. Siguiente lado. Holy fuck. Recuerden que esto ya no es parte del curso para anidar. La Pelican Side already from this. Mis, kes oli õnnelik? See on Peru toit. Mis sa arvad? Esimene oaasi siis? Kõrb on ümber äge. Jah? Oaas siin on suht selline
logo, Beller, mida ikka paletanud. Tegelikult ma ei tea, väikesed väiksed majad. Aga kõrb on äge, kõrb on nagu tõesti väikesed, nagu mul tunne, et selles on väga äge koht, nagu selles algab midagi. Ja ma ei ole aru tegelikult. Peaks olema ikka mingi veekogu, et seda oaasiks õigesti nimetada. Ma ei näe mingi veekogu. Võib-olla ma olen veits eemal, võib-olla ma olen vales. Ei, see vist ikka on see koht. Kujul ju pea igatahes. Siin peaksime saama kelgutada Liivamäest alla, ehk siis kõrbest alla. Ja äkki saaks nagu ka isegi selle kõrbemasinaga sõita, aatele taoliselt, värgendusega. Nojah, pigem see ei ole see koht. Jep. Ma panin üles. See on see alguspunkt. Jah. Kohalikud tahavad mulle püüa asju. 2 eurost võime teha. Värst küll. Päris mõnus liiv. Jep. Alright guys, let's go. Vamos chicos. Every time I take a picture, I see Josh is nice. No. Kelle me siis ülevalt alla lükk? No mis mähk on poisipoiss. No päris palju inimesi tuli siia korraga. Kuidas käib? Mina küll mõõdi pane, mis ma ikka. Jalge vahel ka üks see... Niimoodi? Jah. Niimoodi? Ma suren käsin ära. Riigi lahmad, oleme kõrbes pagi peal. Ma mõtlesin, et äkki 5-6 lähme vaata eestlaste pandega. Mitte midagi. Ja pagi siin nagu tohvil. Pagi siin lämedalt üle, aga mitte 2 kelmsid peale. Okei, ma ütleks, et me ei saanud kõik hullem. No me saime ilusti peale. Ma ei saanud mingi hullem meil. Päris palav on praegu ja anti meile paber. Kuhu pidi allkirja panema, et surma saada sinu süübemist. Keegi ei vastuta. Ja võime siinkohal öelda, et Ranno sina näiteks läks reisiks väga hästi. See mees on Peruu kõrbes pagiga sõitmas ilma reisi kindlusseta. Vot nii on sõitlused siinpool. Lähme sõidame! Lähme sõidame! Mul on tunne, et varsti taha lükkamine on seda, et ikka palju inimesi on peale. Ei, küll me varsti enam ei naera, kui me seda tunne. Ei tea. Jakob Saals, mida segi? Aika mano! Se on ohtlik!
siia! Tehti järginud! Oli midagi, jah? See oli päris hull, ma ei oska, et sa nii jõhkralt paned, ma ei uska. See viimane külje oma oli liialdus. Ma panin kaamera ära lihtsalt. Ma mõtlesin, et ma suren kus kaamera. Ma panin laivi vahepeal siin sama tähele. Mulle meeldib see, et suht paljud inimesed kõik vassid päikseprille ja bandaanasid ja siis 5 eestlast. Mitte kellelgi hea juhul päikseprill. Mul ei ole mitte midagi. Kellelgi kotti. Lähme edasi. Teistel kõigil mingi hull rätid asjad ees. Lähme. Lepo. Ei kartnud kordagi. Kuidas alla minek oli? Ei kartnud mitte ühtegi korda. Ma ei tea. Minu arust veidi liiga ohtlik. Minu reisis oli arvamus. See oli veidi liiga. Aga ma ei silmad kinni ja veel saanud. Eesti parim liiva surfboarder. Tegelikult ega siin seista ei saagi. Kusad ka. Päris suur värk.
10 hours later. See on slum. Rammikust, aga tegelikult veel, et teel viimane päev vist Peruus. Lõigus. Õige. Lõpetame sellise suht äged asjad, ma arvan. Mulle tänane tegelikult selline sündmus väga meeldib arvatavasti, sellepärast, et ärkasin 8:30, sõitsin takso pool tundi kohal. Ühesõnaga jälle mingi 4-tunnist sõitu kuhugi. Ja lähme siis Sea Lionitega juhuma, mõllama neid midagi. Ja vaatame, ma saan aru, mingit paati, mis viib sinna saarele ja seal on 25 000 merelõvi ootamas, kes siit merepõhja saaks viia. See on meie viimane sõit. Tundub nii. Kokaiini saarel. Mida? Porto Remsi ootab. Nii hoidib. Kulinaaria tund. Lähme neid Koka allveelaevu ehitama. Jah? Kinni, jah? Aga see vend läheb sinna tööle vist? Nägi. Gracias. Thanks. Mis rummel. Mees, ma ei mõtlenud üldse ette. No, 100 minutit loksusime siin suure paadi peal, heitgaasid siin taga, ajasid talvaks. Ma tõenäoliselt ma pole ammu merehaigust tundnud, aga siin oli küll korra, et meil on läbi. Ja nüüd jõudsime saareni ja ei mõelnud seda, et saarel on tuhandeid hülgesi, kes situvad seda täis ja veel loksumisele on siin mõnus. See lõhn on ikka päris kalke, See on juba haiv. Aga see reis on ikka päris loksumine, see oli maasis loksumiste suur. Ma ei kujuta ette, kus me siin ujuma peaks ausalt öelda. Ma arvan, et kui ma maha lähen, ma jääks see saarele ausalt, koogi helikopter midagi. Täiesti haige koht. Aga neid on nii palju, Kõik oigavad. Väga halva.
paneme siis selle päästevesti ka ja vaatame. Praegu siin lained nii suured ei ole, enne tundus ikka, ma ei tea, 5 meetrit vähemalt. Keegi on kustnud sinna juba. See on nii raskelt selge. Ma ei tahtnud nagu alust öelda, aga see on selle nagu mehed karivad. Olen ka üljas. Hea mees. Reisiga kuulbetiga poiss. Oi. See tüüp oksendab mulle peale koeri asju. ¡Hala, campeón! ¡Ya, vamos! On reeglid. Ära puuduta, ära karju ja ära mine saarele. Ciao. See you at Lima, guys. Exactly. Enjoy. Ma võtan sind, Ranno, praegu. Mis ainid on? Võtame riided seljast. Mul on pohku, ma tõmbaks siin oma tilli paljaks. Täiesti. Kuule, suurt tapab. Jäite ellu kõik. Ma tean, et ma jõuan joosta, aga ma ei jõua üldse ujuda. Üldse ei jõua. Laine on vastu. Lainega. Ei jõuagi, sa nagu ei saa aru, milles. Kui sa keskenduda üljastele üldse, see ei ole relax. Ranno oli üksinda vahepeal ääres. Ma vaatasin, et Ranno ujubki minema. Teised tegid pilte seal, vaatasid, mis toimub. Nii, üljastega ujutud. Hüppasin vette. Ei olnud külm, umbes 17-18 kraadi. Aga need lained lihtsalt viivad. Mina väga ujuda ei jõua. Ega väga ei oskagi joosta, ma ilmselt palju tahan, aga keskendusin sellele, et jõuda sinna lähemale, siis teistele ja vahel see laine lendas üle pea ja olid vee all ja keskendusin sellele, et põhimõtteliselt ellu jääda, rahulikuks jääda. Aga no see sitahais, see sool, suus ja mul oli paha see sõidus nagu eriti see. Need lained olid siin jõhkrad viia tõesti. Ma lihtsalt ei suuda enam, ma lihtsalt ei jõua enam. Mis sa ütlesid, korra, et krooks tuli, et... Jaa, tagasi öeldes tuli krooks, mul paha olla, ma tahaks oksendada, ma tahan paadi peale, ma ei jõua enam, ma ei suuda. No nüüd on lõpupingutus ju. Jaa. Nice. Tagasi sõit ja
Let's a go go. aitäh, et vaatasite Sander ja Ranno seiklust Peruus. täname kõiki toetajaid. siin on toetajate list. Coolbet. aitäh, et vaatasite ja võib-olla näeme ka tulevikus. Tšauki, tšau. Para la pampa se me sido una poca Se ven gracia. casi.